aga ma tahan kalluda sinu kätte ka piiblitunni juhataja Heidol ja kõik lasteõpetajad. Palun tunnista neid kõiki ja täida meid uue jõu, uue armastusega ja uue väega, et viia see kuulutus sinu tagasitulekuks inimesteni. Au sulle kõikidest Jeesuse nimel. Aamen. Aamen. Informatsiooniks, kui Kristjani tulu tuleb, siis pärast seda siia pooljeesse väiksed lapsed, suuremad lapsed ja keskel on siis üle 10 aasta lapsed. Aga nad jõustavad meid. Meil on hea Jumal ja ta tuleb kõike ja soovib ühel sidevusest. Seekord me tunnistus on pärit Venemaa ja pealkiri on tunnistamise aeg. Üks Alina lemmikusi saab Oxfordi kristliku kooli tudeng olemise juures on iga-aastane jõuluprogramm. Igal aastal on kooli 210 lapsel võimalus osaleda Kristuse sünni näidetes saamade laste, kohalikult Oxfordi linnalaste ja kaugematele. Osalevad lapsed õpivad käsitööd tegema ja saavad koju kaasa kommipaki. See on missiooni programm, mille eesmärk on kuulutada südameid Jeesuse armastusega. Kõik ootavad innukalt jõuluprogrammi, mis on Oxfordi traditsioon 2003. aastast peale. Kooli õpilased ootavad, et saaks programmis osaleda. Linnalapsed ootavad, et programm jälgida. Ka vanemad ja teised ootavad seda suurt sündmust. Alina hakkas programmis osalema, mida oli 11-aastane. Ta polnud veel isegi Oxfordi kristliku kooli õpilane, aga ta tahtis osaleda. Seega aitas jõulukuul. 5 aastat järjest osales Alina programmis. Aga kui tuli 6. aasta, ei teadnud ta, kas saab osaleda. Ta oli haige. Ta kartis, et ei saa piisavalt tugevaks, et viia. Anna mulle jõudu, et saaksin kavandatud programmiga sinu nime austada. Kasvas Alina stress. Ta kartis, et ei saa osaleda. Aga kui tähtis päev saabus, tundis ta end täielikult hästi. Ka esimene päev läks täiuslikult. Ta tundis rõõmu laste ja vanemate naeratustes, kui nad tänasid teda ja teisi osalenud Oxfordi kristliku kooli õpilasi. Siis tuli tema juurde üks 4 lapsega pere. Nad tahtsid selfie teha. Alina oli nõus. Pärast küsis pereema, miks te seda programmi teete ja nii aega ja raha võõrastele kulutate? Alina vaikis mõne hetke. Ta mõtles, kuidas vastata. Miks ta oli viimased 6 aastat programmis osaleda? Lõpuks ütles ta. Iga inimene, kes armastab tõeliselt Jumalat, armastab tõeliselt ka oma kaasinimesi ning soovib jagada Jumala armastust häid tegusid tehes. Alina vestles perega pikka aega. Ta rääkis neile Oxfordi kristlikust koolist ja 7. päeva adventkogudusest. Ta rääkis neile oma koguduse rajaleidjate ja askeldajate tööst ning kutsus ja eas poisid järgmisele rajaleidjate kokkusaamisele. Käisid kohal 2 korda, kuid pärast seda enam tagasi ei tulnud. Alina
ja ta ei tea, kuidas nendega ühendust võtta, kuid ta ei muretse. ta on kindel, et nende südamesse sai seeme külvatud. Apostel Paulus ütles, tsitaat: mina istutasin, kui Jumal lastis kasvada. Tsitaadile. See oli esimene kiri Korintlaste 3:6. See oli mul esimene kord ise Jumalast tunnistada, ütles Alina. Nii hea oli, et Jumal andis mulle jõudu terveks saada ja nendega vestelda. Olen õnnelik, et sain teistel oma armastust näidata. Alina lisas, et kui ta rõhus, kui oluline on mitte karta Jumalast rääkida, isegi kui meie enda jõud alt peab, on Jumal lähedal ja annab jõudu. Peale olid endasse uskuma. Ja nüüd annetus info. Aitäh 3 aasta taguste 13. hingamispäeva annetuste eest, millega toetati uue koolihoone ehitamist Savokski kristlikule koolile Venemaal. Osaga selle kvartali 13. hingamispäeva annetustest toetatakse vaimuliku ja sotsiaalse keskuse avamist Zalehardis Venemaa kaugpõhjas. Aitäh teile, et kavandate 29. juunil eetrit. Amen. Tere ka minu poolt. Ma ei tea nüüd, mida ma peaksin tegema. Omal ajal olid variserid need, kes armastasid esimesi ridasid koguduse kodades. Tänapäeval äkki on need, kes tagumisi armastavad. Et kas ma peaksin tulema nüüd sinna kusagile keskele, et te kõik kuuleksid ja saate kaasa rääkida või olen mina see, kes üksinda siin räägib täna. Selle lõppetükk räägib meile eelseisvast konfliktist. Aga ennem kui sellele läheme, teeme väikese tagasivaate sellele, mida oleme selle kvartali jooksul õppinud. Alustame sellest, et ilmutuse raamat ei ole suletud raamat, vaid see on Jeesuse Kristuse ilmutus sellest, mis on tulemas. See oli küll väga arusaamatu kuni lõpuaegadeni, kuid siis pidi arusaamine kasvama. Eelmisel korral rääkisime pettusest ja petmisest. Ja rääkisime sellest, et saatan maa vahendusel Eedeni aias pettis Aadamat ja Eevat ning on seda pettust jätkanud tänase päevani. Tänase õppetüki üheks fookuseks on kummardumine. Eesti keeles on sõnal kummardama mitmeid erinevaid varjundeid. Me võime mõelda, kelle kohta kummardas, kui me avaldame austust. Ja sageli võib-olla keegi tuttav liigub kusagil ja me noogutame peaga korraks lihtsalt, andes märku, et me nägime teda ja tervitame teda. Võime avaldada kummardades tänu. Võime ka füüsilises mõttes kummardada, midagi kukub maha ja kummardame ja võtame ülesse. Aga kummardamine on ka enda hinge alandamine Jumala ees. Ka piibli keeltes on mõiste kummardama täiesti erinev. Nii heebrea keeles
on seal 2 sõna, sharab ning kara, millest üks sisaldab endas nii keha kallutamist ette, põlvi laskumist, alandlikkust ja palvet meie mõistes. Kreeka keeles on mitu mõistet kummardamise kohta ja mõiste, mida siin meie keelde tõlgitakse piiblis kummardama ilmutusraamatu tähenduses, tuleb 2 sõnast, see on ettepoole kallutama ja suudlema, mis on otseselt seotud Jumala kummardamisega. Aga läheks nüüd ilmutuse raamatust korraks ajastust tahapoole. Läheme Estri raamatusse. Estri 3.2 räägib meile ajaloolisest sündmusest, kus kõik kuninga sulased, kes olid kuninga väravas, pidid heitma põlvili ja kummardama Haamanit, sest nõnda oli kuningas tema suhtes käskinud. Aga Mordekai ei põlvitanud ega kummardanud. Selline asjade kulg ei sobinud Haamanile ning ta oli asja nii kaugele, et kuningas Ahasveros andis korralduse kõik juudid üles puhuma. Mäletame seda lugu ehk. Kogu 1.9 ütleb, et on väga kõikpäine. Tal ei ole õppimisvõimet ja ta jätkab neid vanu trikke samamoodi. Ilmutuse raamat avab meile kosmilise konflikti, mille keskpunktiks on kummardamine. Saabub aeg, mil igaüks, kes elab meie planeedil, peab tegema otsuse, keda kummardada. Ja need, kes ei kummarda, tuleb hävitada. Täpselt nii, nagu anti korraldus juutide kohta Haamani salaplaani kohaselt. Kuidas läks juutidega Estri päeval? Kas nad poodi ülesse? Ei poodud. Aga kes poodi ülesse? Haaman. Et sama asi juhtub tegelikult ajastute lõpus. Et hukata mitte neid, kelle kohta antakse käsk hukata. Neid, kes peavad Jumala käske, vaid hävitamisele kuulub hoopiski metsaline. Ilmutuse raamatu 14.7 ütleb: ja engel hüüdis suure häälega, kartke Jumalat ning ülistage teda, sest tema kohtumõistmise tund on tulnud ning kummardage teda, kes on teinud taeva ja maa ja mere ja vete allikad. Ja salm 9 jätkab ja veel 3. ingel järgnes neile hüüdes suure häälega. Kui keegi kummardab metsalist ja tema kuju ning võtab tema märgi oma otsa ette või oma käe peale. On valikuid ainult 2. Kas kummardame Jumalat või metsalist. Mida tähendab looja kummardamine teie jaoks? Kes julgeb öelda, mida tähendab tema jaoks looja kummardamine? Kuuletumine. Millele sa kuuletud, Heino?
Aga kuidas me teame, mida me peame tegema, kui me ei uuri piiblit? Et järelikult tuleb jällegi vaadata, mida räägib piibel meile neist asjadest. Kas keegi oleks valmis lugema Ilmutuse raamatu 13. peatüki salmidest 1-18 täiesti? Need on hästi olulised salmid ja kes tunneb, et ta on valmis lugema? No, palun, aga ei taha. Nii, võtad mikrofoni. Kas keegi on valmis lugema? Muidu saan mina just rääkida siin. Nii, ei taha keegi, ma võin lugeda ise ka. Johannese ilmutuse raamat 13 ja salmist 1-18 võiks täitsa olla, sest see on kogu see tänase õppetüki teema. Ma nägin perest üles tulevat metsalist, kellel oli 7 pead ja 10 sarve, ning ta sarvede peal 10 peaehet, ning ta peal olid Jumala teotuse nimed. Ja metsaline, keda ma nägin, oli mantri sarnane, ning ta jalad olid otse kui karv, ning ta suu oli nagu lõvisuu. Lohe andis temale oma väe ja oma trooni ja suure meelevalla. Üks ta peadest oli nagu surmavalt haavatud, ent tema surmahaav paranes. Kogu ilma maa oli imestunud, käies metsalise järel, ning nad kummardasid vahelt, et ta metsalisele oli andnud meelevalla, ning nad kummardasid metsalist ja ütlesid, kes on metsalise sarnane ja kes suudab temaga sõdida. Tal ja ta avas oma suu juhtamiseks. Tema nime ja tema telki, neid, kes viibivad taevas. Talle anti voli pidada sõda pidadega ja neid võita. Talle anti meelevald ja rahva ja keele avana võimule. Teda hakkasid kummardama kõik, kes ilmamaal elavad, kelle nime ei ole maailma rajamisest saadik kirjutatud tapetud alla eluraamatusse. Kui kellega põrd, siis ta kuulub. Kui keegi peab vangipõlve minema, siis vangipõlve ta läheb. Kui keegi peab tapetama mõõgaga, siis mõõgaga ta tapetakse. Siin tuleb pühadel kannatlikkust ja usku. Ma nägin maast üles tulevat teist metsalist. Sellel oli 2 sarve, otse kui tallel, ning ta rääkis nagu lohe. Ta tegi kõik esimese metsalise meelevallaga tema ees, ning ta tegi, et ilmamaa ja need, kes seal elavad, kummardaksid esimest metsalist, kelle surmahaav oli paranenud. Ta tegi suuri tunnustähti, nõnda, et ta lasi ka tule taevast maa peale tulla inimeste silme ees. Ning ta eksitas ilmamaa elanike tunnustähtedega, mis talle oli antud teha metsalise ees. Käskis ilmamaa elanikke teha kuju metsalisele, kellel oli mõõgahaav ning kes oli tõusnud ellu. Talle anti meelevald anda vaimu metsalise kujule, et ka metsalise kuju räägiks ees, et tapetaks igaüks, kes ei kummarda metsalise kuju. Ja ta tegi, et kõik, pisikesed ja suured, rikkad ja vaesed, vabad ja orjad, võtaksid endale märgi oma paremale käele või oma otsaette, ning et keegi muu ei tohiks osta ega müüa, kui vaid see, kellel on märk, kas metsalise nimi või tema nimearv. Siin
olgu tarkust. Kellel on mõistust, see arvutagu välja metsalise arv, sest see on inimese arv ja tema arv on 666. Aitäh, Kristi! See päris pikk loetud tekst avas meie jaoks kogu selle sündmuse, mis kogu maailma tabab. Ja keskmiseks kohaks on seal kummardamine. Ilmutuse 14.9, nagu enne lugesin, ütleb, kui keegi kummardab tema metsalise tema kujul, võtab tema märgi oma otsa ette või oma käe peale. Siis ta on teinud oma otsuse igaviku suhtes. Aga me kõik teame tõenäoliselt siin saalis, millest jutt käib, aga võib-olla mõni ei ole seda tuttav adventõpetusega, et siis korraks vaataks, mida piibel räägib sellest märgist. Esmalt Jumala märgist. Esimese Moosese 2. peatükis loeme. Ja Jumal oli lõpetanud 7. päevaks oma töö, mis ta tegi. Ja hingas 7. päeval kõigist oma tegudest, mis ta oli teinud. Ja Jumal õnnistas 7. päeva ja pühitses seda, sest ta oli hinganud kõigist oma tegudest, mis Jumal luues oli teinud. Nii on hingamispäev loomistöö mälestusmärk. Jumal näitas meile sellega eeskuju. Hiljem Siinai mäel käske andes kirjutas looja hingamispäeva käsu, 10 käsu, 1 käsuna, öeldes, pea meeles, et sa pead hingamispäeva pidama. Sarnaselt teistele käskudele toimib see meie kasuks. Esekieli raamatu 20. peatükis öeldakse, et hingamispäev on märk Jumala ja tema rahva vahel. Ja pühitsege minu hingamispäevi, et need oleksid märgiks minu ja teie vahel. Et te teaksite, et mina olen issand, teie Jumal. 7. päeva adventistid usuvad, et Jumala märgiks on hingamispäeva pidamine. See meenutab ka tänapäeva maailmas, et me oleme loodud olevused ja meie looja on see, kes väärib meie austust. Aga kui on Jumala märk ja metsalise märk, siis on loogiline küsida, et mis oleks see teine märk. Kui hingamispäev on märgiks meie ja Jumala vahel, mis see on metsalise märgiks. Nii nagu me kuulsime enne, et Timotuse 13.17 ütles, nii keegi muu ei tohi osta ega müüa, kui vaid see, kellel on see märk. See märk olla võiks. Tundub ju oluline teema. Kes
julgeb öelda, mis see märk on. olge nii tagasihoidlikud. Ma võin siia saali ka tulla ja mikrofoni ka võtta tuua teie juurde. Teine kummardamise päev, ütled sina. Aga vaatame. Äkki jõuame sinna. Et uurime, mida piibli ajalugu räägib meile. Aga selleks, et seda otsustada, peaksime teadma, kes on see metsaline. Et kuidas me muidu saame otsustada, mis on tema märk, kui vaatame, kes on metsaline. Ilmutuse 13.1-10 räägib meile esimesest metsalisest, kes tõuseb merest. Tal on 10 saarname ja 7 pead. Mingi piltlik kirjeldus, võib-olla vahel raske aru saada. Ja niimoodi on seda erinevalt hakatud tõlgendama. Osad räägivad, et see oli Rooma impeerium. Teised väidavad, et see metsaline antikristus, kes tuleb maailma valitsema. Ja öeldakse ka, et see on mingi valitsussüsteem või diktaator, kes püüab kogu maailma võtta oma kontrolli alla. XVI sajandil reformatsiooni ajal tekkis tõlgendus, et ilmutusraamatu esimene metsaline sümboliseerib paavsti võimu. Seda seisukohta omasid mitmed inimesed, kes käivitasid toonase reformatsioonilise liikumise, nagu näiteks Martin Luther või John Calvin. Luther tõlgendas otseselt, et esimene metsaline sümboliseerib paavsti võimu. Sest ta leidis, et paavst ja katoliku kirik on langenud igasuguste eksiõpetuste küüsi. Ja Calvin jagas samasuguseid vaateid ja ütles, et paavsti võim on midagi sellist, milles manifitseerub antikristus. Ja Calvin vaatles seda paavsti võimu ilmutusraamatu ning Danieli raamatu kontekstis. See tõlgendus jätkus tegelikult päris mõnda aega ka nendes kirikutes ning kandus edasi ka tänapäevastesse erinevatesse usulahkudesse ja konfessioonidesse. Genia Tentkirik leiab täitsa kindlalt, et esimene metsaline on Rooma katoliku kirik ja paavsti võim. Kuid samalaadseid veendumisi omavad mitmed baptistid ja nelipühilased. Aga las me piibli kõnelda. Meile räägitakse metsalisest, kes tõuseb merest ja kes saab oma väe lohet. Me teame piibli põhjal, et lohe on saatan. Ja millal täitus see asi? Ajaloost on teada, et Rooma
keiser Konstantinus kolis oma pealinna Roomast paika, mida tänapäeval tunneme Konstantinoopolina. Ja selle sammuga ta tegelikult tekitas olukorra, kus paganlik Rooma andis Metsalisele oma aujärje pealinna. On öelda, et paavstus ei ole midagi muud kui surnud Rooma impeeriumi vaim. See Metsaline ei ole mingi isik. See on organisatsioon, mis on asendanud Jumala sõna korraldused inimlike käskudega. Me loeme, et see Metsaline hakkab teotama Jumalat. Kuidas siis saab paavsti võim teotada Jumalat? Piiblis räägitakse selgelt, et Jumala pilge on see, kui keegi, kes ei ole Jumal, ütleb ennast seda olevat. Või ütleb, et tal on õigus anda andeks patte, kui ta Jumal ei ole. Üks paavsti ametlikest tiitlitest on Vicarius Christi, Kristuse asemik, mis kinnitab, et tema on keegi, kes asendab siin praegu Kristust, nii kui Kristus tagasi tuleb. Katoliku kiriku katekismus punkt 882 ütleb, paavst, Rooma piiskop ja Peetruse järgija on kiriku alaline ja nähtab ühtsuse allikas ja alus. Vatikani esimese kiriku kogul 1869-1870 kinnitati paavsti ilmeeksimatus. Kui ta räägib ex cathedra. Ning seda ilmeeksimatust põhjendatakse sellega, et tal on volitus Jeesuse Kristuseta. Ja ka Vatikani teine kirik kogu võttis nägi paavsti Jumala asemikuna maa peal. Oma ringkirjas aastal 1894 paavst Leo 13. kasutab samuti terminit Vicarius Filii Dei, Jumala poja asemik, võttes viidates oma rollile. Meil oli siin küsimus Metsalise arvust. Ka selle arvu kohta on juba väga ammu avaldatud arvamust. Saksa luterlik teoloog Andreas Helvig, kes elas aastal 1572–1643, oli üks esimesi, kes seostas arvu 666 paavsti võimuga. Nii. Avaks veel pühakirja ja vaatame, mida räägib. Ilmutuse 13.5 ütleb, talle anti rääkida suuri asju ja teotada Jumalat. Ning talle anti meelevald tegutseda 42 kuud. Piibel räägib, et üks prohvetlik päev on võrdne ühe aasta. 4. Mooses 14.34 näiteks. Ja vaadates ilmutusraamatu 42 kuud ja arvestades, et ühes kuus on nagu juudi kalendris 30 päeva, saame siit 1260 aastat. Kas see on täitunud kusagil paavsti võimu puhul? Kas saame öelda, et ajalugu kinnitab, et selline periood on ajaloos olnud, kus paavsti võim on midagi väga hästi tähtsat teinud ja omanud? No, kes tahab rääkida? Mis periood see oli? Aga hakkame sõna andma. Andres, no, räägime paavsti võimust. Kas oli selline periood olemas või ei olnud?
ei, kui sa ei taha, sa ei pea, aga ma lihtsalt tahaksin natukese, et te olete valmis rääkima. Aastal 538 algas see periood. See oli aeg, kus paavstivõim tugevnes märgatavalt. Ning Byzantsi keiser Justinianus I kinnitas Rooma piiskopi kõigi piiskopide peaks ehk paastiks. Et seda aastaarvu saame lugeda selle 1260 aastase perioodi alguseks. Kogu läbi keskaja oli paavstivõimul väga suur roll nii ilmalikus elus kui religioonis. Ja see roll oli sedavõrd suur, et ka ilmalikud valitsejad pidid kõiges arvestama paavstiga. Kui nüüd mõtleme, et see 1260 aastat peab kuskile viima, liidame sellele aastale 538 selle arvu ning jõuame aastast 1798. Prantsuse revolutsiooni aega, kus toimusid väga suured muutused, tekkis vastuseis kirikule ja 1798 vangistati paavst Pius VI, kes viidi vangistusse ning seal ta suri. Pärast seda vähenes oluliselt paavsti võimu roll ning võime lugeda selle perioodi lõppenuks. Aga ilmutuse 13.12 ütleb, et see surmahaav paraneb. Et see ei jää mitte niimoodi, et paavst kaotas oma võimu ja me näeme tänapäeval, et paavst räägib kaasa väga paljudes küsimustes. Ja ta räägib, et hästi oluline on pidada pühapäeva. Kui me peame pühapäeva pidamist paavstivõimu märgiks, metsalise märgiks, siis on muidugi oluline vaadata korraks, et kas tänapäeval on neid piirkondi, kus tegelikult seda peetakse. Euroopas on mitmeid riike, kus pühapäeval piiratakse kaubandust või näiteks transporti. Kui keegi on võtnud liikunud Saksamaal, Itaalias või Poolas, siis ta teab, et seal ei õnnestu alati pühapäeval asju ajada. Ja kes on kokku puutunud veoautojuhtidega, kes need vahesid sõidavad, siis neil on isegi võimatu läbida teatud piirkondi. Ameerika Ühendriigid omavad samuti mitte piirkondi, kus pühapäeval on kaubandus piiratud. Ja lisaks on üks siuke riik nagu Tonga, kus pühapäeval on ametlikult keelatud kõik ilmalikud meelelahutused, sportimine, ujumine. Et sageli ei ole need seadused tänapäeval otseselt seotud ju käsuga, sa pead pühapäeva pidama, vaid
ei oota sinna aluseks piiblit, vaid mingisugused kõiksugused muud head mõtted, et töö ja eraelu tasakaal, sotsiaalne sidusus ja kõik peaksid seda tegema. Ja võib-olla, kui keegi oleks 10 aastat tagasi ütelnud, et ei ole võimalik, et mingisuguseid üksi asju hakatakse kohustama inimesi tegema, pidama pühapäeva, ise ei saa olla, siis peale koroona aega me teame kõik, et sundida saab kõike tegema. Inimesed teevad. Nii. Aga jõuame vaadata ka natukese teist metsalist. Kui esimese metsalisega on päris suur hulk kristliku maailma veendunud, et see on paavsti võim, siis teise metsalisega on asjad natukese segasemad. Sageli ei teata, kes ta on ja mis ta on. Adventistid usuvad, et ilutusraamatu teine metsaline, kes tärkab maast, on Ameerika Ühendriigid. Ja see tõlgendus on säilinud alates adventpioneer Schmidtist, kes väitis, et ilutuse 13.1 kujutab meri inimeste elupaika, eriti Euroopat, ja maa 11. salmis esineb vastupidist, asustavate võrreldavas kõrbe. Ilutusraamatu 17.15 tõlgendab tegelikult, et meri tähendab rahvaid ja maid. Aga mis, kui nüüd meri on rahvad, tähendab õredalt asutud piirkond. See on teine metsaline, kes tõusis, kel oli 2 sarve nagu tallel, aga samas rääkis ta nagu lohe. Miks võiks uskuda, et see metsaline kujutab endast Ameerika Ühendriike? Siis põhjus. Miks me niimoodi arvame? Esiteks, tõenäoliselt seda võib öelda, et millal tuli Ameerika pildile suuresti. Peale 1798. aastat pidi ta tulema, kui esimene metsaline oli mingiks ajaks kadunud. Ameerika Ühendriigid iseseisvus 1776. Põhiseaduse võtsid vastu 1789 ning 19. sajandi lõpuks kujunesid suurriigiks, olles enne mitte midagi meie maailma mõistes. Ja need 2 sarve on, mis on need 2 sarve? Tahab keegi näidata oma teadmisi. Mart, sina räägi. Ole hea. Et mis oli need 2 sarve? Keegi ei taha rääkida. Kodanikuvabadus ja usuvabadus. Kodanikuvabadus ja usuvabadus, mida tegelikult väga rõhutakse. Aga ometigi on näha, et kumbki neist vabadustest ei ole tänapäeval enam au sees. Et räägitakse küll, et on olemas kodanikuvabadused, usuvabadused, aga teatud mööndustega. Kui sa võtad, usud nii nagu peab ja käitud nii nagu peab. Riigivõimu mõistes.
me tõlgendame, et prohveti kuulutus teisest metallis ütleb, et Ameerika Ühendriigid on need, mis teevad metsalisele kuju, kiriku ja riigiliidu. Ja see liit hakkab nõudma, et kummardataks metsalise kuju. Vaadates sündmusi tänapäeva maailmas, vaadates seda, kui kiiresti täituvad erinevad asjad, mida me 10 aastat tagasi mõtlesime, et me ei tea, millal need toimuvad. Võib eeldada, et see aeg ei ole üldse kaugel. Kui täituvad need sõnad ilmutuse raamatust. Ja meie peame tegema otsuse. Otsuse, kas kummardada Jumalat või metsalist. Sellega tahaks lõpetada praeguseks. Aitäh Heidole. Need ajad ei ole veel kätte jõudnud, kui me valik peab olema lõplik. Aga metsalise märgiga on see huvitav fenomen, et selle me võtame ise. Aga Jumala pitseriga või Jumala märgiga on see, et selle panevad inglid meile otsa ette. Tänuks sellele, kui me jääme ustavaks. Võtame nüüd piiblitunni lõpulauluks laulu number 275, me lauluraamatutest, sõnad on siin seina peal.
aitäh, te laulate väga hästi. Meil on üks toiming veel tegemata. Me lugesime missiooni lugu, kuidas inimesed on pöördunud, kuidas nad teevad missionitööd. Ja selle missionitöö toetuseks ülemaailmselt tahame siia kotikesse panna väikse annetuse kokku. Ma jätan ta siia serva peale, igaüks tuleb, paneb siia vabatahtlikult, kellel ei ole, sellele vaja panna. Aitäh teile. Aga teeme ka väikse tunni lõpupalve. Hea kallis taevaisa, me täname, et võisime vaadata ilmutusraamatu sügavustesse. Me täname, et sinu vaim oli kohal ja valgustas meie südameid. Me täname sind, hea isa, et meil on alati eesõigus palvetada nende asjade pärast, mis jäävad meile arusaamatuks. Ja me usume, et sina selgitad meile, sinu vaim toob meie südamesse selguse, teadmise, kindla meele ja suure armastuse nende vastu, kes sinust veel pisut kaugel on. Issand, ja meiegagi on nii, et vahel oleme lähemal, vahel kaugemal, aga sa tood meid oma sõnavalguse kaudu endale hästi ligi ja paned meie südamesse kõik need üllad eesmärgid, mis on inimeste heaks, päästeks, lootuseks, lunastuseks. Tänu sulle, et sina teed kõik selle töö meie eest ja me tahame olla sinu kaastöölised. Õnnista palun ka kõiki annetajaid, kes panevad inimeste pääste lootuse levitamiseks oma südame ja ande. Õnnista neid annetajaid ja õnnista neid seda kokku pandud annetust. Täname sind kogu südamest kõige eest. Jeesuse nimel, aamen. Nüüd on väike vaheaeg ja siis tuleb jumalateenistus. Alustame 10 minuti pärast.